tere! Arvutitark alustab taas ja oma koha teejuhina arvutimaailma on meie stuudios taas sisse võtnud Veiko. Tervist! Meile on viimasel ajal saabunud mitu murelikku kirja ja meili televaatajatelt, kes on siiamaani Windows XP kasutajad. Nagu paljud on juba kuulnud, lõpetab Microsoft alates 8. aprillist ehk juba nädala pärast toe Windows XP operatsioonisüsteemile. Ja sellest räägimegi tänases saates. Ühtlasi jätkame eelmises saates alustatud väga hea ja võimsa mänguarvuti ehitamist. Ning lisaks sellele tutvustame teile mõningat huvitavat arvutimaailma uudist. Kõigepealt aga lähemalt Windows XP saatusest. Alates 8. aprillist Microsoft lõpetab toe Windows XP-le. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et ei tule enam turvauuendusi, nii-öelda tarkvara parandusi Microsofti poolt. Tarkvara iseenesest töötab edasi, nagu ta tänagi töötab. Aga me ei saa garanteerida internetiühenduses oleva arvuti puhul, et siis midagi ei juhtu, et mida häkkerid teevad, me võime ainult spekuleerida. Nii et põhimõtteliselt inimene võib tegelikult edasi töötada ja loota, et selle 13 aastaga, mis on XP turul olnud, on ikka enam kõik augud kinni lapitud. Jah, ta võib loota, aga Microsoft seda enam ei toeta ja juhul, kui midagi juhtub, eks ole, ja tõesti mingisugused häkkerid kusagil ründavad XP-d ja leiavad mingisuguseid täiendavaid turvaauke, mida seni pole paigatud, siis jah, need arvutid on ohus. Aga mis oleks sinu poolt siis pakutav kõige mõistlikum lahendus sellisele inimesele? Sest neid on ju tegelikult päris palju veel XP kasutajaid meil näiteks Eesti tingimuses on? No täna on kindlasti ilmselt mõistlikum vaadata uut riistvaralist seadet endale. Kas osta uus arvuti, tahvelarvuti, lauaarvuti, sest et üldjuhul XP tarkvaral jooksvad seadmed on ka ise juba teatud mõttes moraalselt vananenud. No mõni võib öelda veel, et võib-olla on tegemist pseudoprobleemiga, et mis need paar kasutajat on, aga ma küsisin, sul on vist andmeid ka, kui palju umbes on Eestis näiteks veel XP kasutajaid? Eestis on umbes 100 000 arvutit XP kasutajaid. See on ikka päris suur hulk, ja. Kes peaksid tegelikult juba nüüd mõtlema, mida ette võtta või teha. Aga nagu vanasti olid igasugused soodsamad ja odavamad pakkumised, et minna uuele Windowsi versioonile üle, kas praegust XP-lt on kuskile mingit sooduslahendust või mis on ainuke võimalus? Eratarbijatele tänasel hetkel ei ole sellised eraldi sooduspakkumise, et lihtsalt tuleb minna siis poodi osta omale karbitoode, kui tõesti on soov kasutada senist riistvara. Aga nagu ma ütlesin, on kõige mõistlikum osta tõenäoliselt valida endale midagi uut. Et alates seal jämedalt 300 eurost on täiesti töötavaid, toimivaid, normaalseid arvuteid saada, eks ole. Isegi alla selle võib tõenäoliselt leida. Ma soovitaks igal juhul mõelda uuele riistvarale. Kui siiski inimene otsustab riskida ja mõelda, et ta ei käi eriti sellistes kahtlastes kohtades ja kõigis, aga igaks juhuks peaks olema siis kindlasti ikka korralik ja moderniseeritud turvatarkvara. Et kes on paljud kasutanud koos seda Microsoft Security Essentiali, kas see jääb tööle veel edasi või lõpetab see ka töötamise? Alates 8. aprillist seda enam alla laadida ei saa. Aga kellel on see olemas, siis nii viirustõrje tarkvara uuendusi veel täna kindlaks määramata aja jooksul Microsoft pakub. Nii et koheselt paanikat ei ole, et nüüd kui 8. aprill kukkus, siis tuleb paaniselt rahakott seljast tormata poode pidi. Jah, selles mõttes viirustõrje tarkvara osas kindlasti mitte, aga kuna ei tule turvapaiku tarkvarale endale, Windows XP-le endale, siis alati see risk jääb, et siin kasutaja enda otsustada, kas ta võtab selle riski või mitte. Kes tahab kindlalt, ohutult ja turvaliselt jätkata, valige endale üks võimalikest Windows 8 komplektidest või kes tahavad Windows 7, kaua teda veel saab? Windows 7-ga uusi arvuteid ei ole juba Windows 8 tuleku ajast põhimõtteliselt müügis. Nii-öelda OEM-tootena arvuti kokkupanijatele on XP, 7 saada veel oktoobrikuuni. Nüüd on aga aeg vaadata, kuidas edeneb meie arvuti ehitamine. Eelmine kord saime me valmis arvuti nii-öelda südame.
protsessori emaplaadil koos mäluga. Nüüd tänases saates aga otsime sellele südamele ümber keha ehk valime talle korpuse ja toiteploki, mis kogu meie süsteemi hakkab varustama energiaga. Ja tuletame meelde, et tegemist on väga hea mängurite arvutiga. Ilmselt sellisega, mida tavalisest poest osta ei saa, on nii? No see on ikka, ütleme, rätsepatöö versus mingisugune kuskil Hiinas valmis õmmeldud massiülikond. Ja mida on vaja teada või kes saab selle arvuti ehitamisega hakkama? Ega mitte ainult Tõnis ju. Noh, tegelikult on, kui natukene juhendeid lugeda, nõu küsida, siis iga tehnikahuviline noor saab ka juba ise oma arvuti kokkupanemisega hakkama. Ja kui vaadata, siis ka tegelevad naisrahvad hoolega sellega, nii et ei ole see konti murdev töö. Aga esialgu laseme seda arvutit ehitada Tõnisele. Eelmises saates sai meil siia jahuti alla protsessor paigaldatud emaplaadile ja said lisatud mälud. Need on juba ära valitud, aga järgmise etapina monteerimise juures hakkamegi me seda korpusesse mahutama. Kuidas see korpus valida, ütleb siis Tõnis. Kuigi sa oled vist juba ühe välja valinud, jah? Jah, ma nüüd algul vaatasin sellist huvitavat õhukest korpust, aga tuleb välja, et meie arvuti kohe kindlasti sinna ära ei mahu. Nii et see jäi kõrvale. Aga nüüd meie valikuks tuli siis Salmanilt ilus valge korpus. Sobib väga hästi mänguri arvutile ja näeb väga kenaga välja. Peaaegu nagu disainitoode, jah? Ja näed, tal on ka aken. Et kui te ilusad ja värvilised asjad sisse ostate, siis ei pea need kuskil kassidaga peidus olema, vaid iga huviline saab sisse piiluda ja näha. Kindlasti on vaja ka toiteblokki. Meie küll valisime võib-olla natukene odavama variandi, aga siiski on ta vastab energiaefektiivsus 80+ ehk siis 80+ efektiivsuse standardile. Ja nüüd, kui teha mõnda vingemat arvutit, siis on meil siin välja toodud Seasonic ja Corsair. Seasonic on siis üks tuntumaid väga kvaliteetsete toiteblokkide tootjaid ja samamoodi Corsair. Et need on nüüd kõrge efektiivsusega toiteblokid, aga ütleme, meie komplekti jaoks võib-olla isegi liiga võimsad, et ei ole vajadust nii suure võimsuse järgi. Esimese asjana tuleks kindlasti panna siis väljund avade katmise plekk, enne kui emaplaat sisse läheb. Ja nüüd paneme siis emaplaadi sisse arvutisse. Selleks tuleks kõigepealt kontrollida, et siis aluspostid ehk siis stand-offid on paigas õigete kohtade peal. Nii et need augud, mis on emaplaadis, kattuksid siis postide kohtadega. Muidu võib lühistada emaplaadi. Ja nüüd põhiliselt siis sisesed ühendused emaplaadile. USB, mis ühendub otse emaplaadile. Juhendist võib siis lugeda, kuhu neid kinnitada ja kuidas pidi. Ja nüüd paneme siis korpusesse meie välja valitud toiteblokki. Ja siin on nüüd kaks võimalust, kas panna ventilaator alla või ülespoole. Ma arvan, et praegusel juhul võib ta ilusti allapoole panna, kuna korpusel on olemas tolmufilter. Ja üks asi, mida tahaks rõhutada meie praegus kallinenud elektrienergia hindade juures, et ploki peale võib olla kirjutatud ühele 500 vatti ja teisele. Tõnis rõhutas siin seda energiaefektiivsust 80+. Ma toon siia väikse näite. Nii. Kunagi mõni aeg tagasi me testisime toiteblokke, neid oli seal üle 30. Ja tõepoolest oli seal ühe saasttootja 500 vattine toiteblokk, kes ajas välja kärtsa aisu ja seina ja ploki vahele ühendatud vattmeetrika saime teada, et tegelikult võttis see seinast 1200 vatti. Ehk ühesõnaga üle poole raiskas ta lihtsalt ära. Ja kujutage ette, kui teie masin töötab 24/7, siis sellisel puhul see 700 lisavatti, mis seinast lihtsalt raisku läheb, on väga suur number teie rahakotile. Ja nüüd ühendame siis emaplaadi tähtsamad toitejuhtmed, nii protsessori toite kui jämeda emaplaadi enda toitejuhtme. Ja esimesena siis võib-olla emaplaadi toide. Ja siis teiseks protsessori toide. Arvuti ehitamine on siin juba mõnda aega käinud ja nüüd see sõltub küll, et kummalt poolt vaadata või millise külje pealt, et minu poolt vaadates võib jääda mulje, et arvuti on valmis saanud. Olemas on nüüd meil siis täitsa töötav arvuti, ainult siis kõvaketas on puudu, et on protsessor, emaplaat, mälud ja ka toiteblokk, mis neile voolu annaks. Kuna tegu mänguri arvutiga,
siis meil on kindlasti puudu graafikakaart. Ja siis teise asjana, mida me peame vaatama, on kus me oma mängu hoiame, ehk siis kõvakettad on puudu. Internetihiid Google hõikas meeldiva uudise kasutajatele. Nimelt langetati oma pilvemõjutuse Google Drive hindasid. Lisaks tasuta pakutavale 15 gigale ruumile pakutakse nüüd pisikese tasu eest suurt ruumi. 100 gigabaiti maksab $1,99 kuus ja 1 terabait maksab $9,90 kuus. Kuid kaasaja andmemahtude juures on 15 gigabaiti veel paslik dokumentide ja muu sarnase jaoks. Siis pildi ja videofailide jaoks on seda juba vähe, kuid 100 gigabaiti või 1 terabait peaks rahuldama juba suuremat osa tavakasutajatest. Arvutiandmete varunduse päeva lehekülg World Backup Day kinnitab, et 31. märtsil oli rahvusvaheline andmete varundamise päev. Leheküljel leiab lihtsa ja kiire selgituse, miks ja kuidas on vaja oma arvutis asuvaid andmeid kaitsta. Ühtlasi on seal ka kirjas varunduspäeva vanne. Inglise keeles tõlgituna võiks see kõlada nii. Tõotan pühalikult, et kopeerin ja varundan kõik oma arvutis olevad vajalikud dokumendid 31. märtsil. Samuti räägin oma sõpradele ja pereliikmetele rahvusvahelisest varunduspäevast, et ka nemad ei jätaks sellel päeval oma andmeid varundamata. Tänase saate teemad ongi läbi, aga viimane uudis ehk siis andmete varundamise rahvusvaheline päev tundus, et tuli uudisena isegi Veikole. Oli nii? Jah, ma ei olnud sellest päevast veel tõesti kuulnud, pidin koguni veebi surfama ja tuleb välja, ongi selline asi olemas. Aga vaatamata sellele, et ma sellest päevast ei olnud kuulnud, olen ma väga palju kuulnud andmete varundamise tähtsusest. Kas sul endal on kõik andmed varundatud? No ma püüan seda teha, kuigi ma ei ole seda automatiseerinud, teen käsitsi ja sageli võib see intervall küllaltki pikk olla, mis ei ole kindlasti kõige õigem tee. Täpsemalt sellest, kuidas oma arvutiandmeid kaitsta ja kopeerida, räägime järgmises saates. Ning jätkame oma arvuti ehitamist ühe kõige olulisema mänguarvuti komponendiga, graafikakaardiga. Tänaseks aga kõik. Aitäh vaatamast ja head aega! Head aega!